Käes on 30. detsember 2011. aasta. Ületasime just edukalt Eesti-Vene piiri ja kell on praegu 14.18. Nüüd ei olegi muud, kui peame kohe siin tanklas kinni, laseme enda autod odavat diislit täis ja siis kütame juba üles Peterburi poole ja sealt Arhangelski poole, et jõuda siis lõpuks välja läbi tundra linna nimega Narjan Mar. Aga põhimõtteliselt on meie punt selline, et me oleme 2 Toyota Land Cruiseriga ja meid on 6 inimest, kellest siis 1 naine ja 5 meest. Ja niimoodi see reis meil nüüd siin talve ajal algabki ja eesmärk on siis jõuda läbi tundra teisele poole polaarjoont. Mure sükke, et küttekaart on olemas Port 1-st ja unustasin ära, auto on ju vahetatud ja siin tahetakse autopassi, muidu ei anta, aga ja ongi kööga, et tuleb sularaha eest tankida. Esimene apsakas. Aga ma olen räägin taga veel, äkki annab ära rääkida, ma ei usu. Et öeldi, et mine siia, et siin ei ole seda passi vaja, et siin saab PIN-koodiga, et kohe vaatame. Aga siin tuleb vist enne minna PIN-koodi taguma, kui kütet saab. Okei, siis läheb PIN-koodi ja aga kurat, vähemalt asi hakkab toimima. Muidu oleks nagu päris jamad, et on arvestatud siin. Mida on? 28,60 üle Kallisest. Igasti kirjas. Ja põhja pool läheb veel kallimaks. Hea meel, üle Vene piiri puhtalt midagi, mingit probleemi, kõik sujub. Jess, ainult paagid täis ja näed, ja nii kui üle piiri saime, hakkab lörksi ka tulema, jumala popvärk. Et lund lähme ka otsime. Tänane plaan on meil tegelikult selline, et me lasime nüüd seda niinimetatud odavat kütust paagid täis ja asusime teele Peterburi poole, et siis Peterburist möödudes hakata vaikselt otsima endale esimest ööbimiskohta. Proovime ennast kuskile ära peita, et keegi meid eriti üles ei leia ja vaatame, mis sellest saab. Miks Narjan Mar? Ega tegelikult väga täpselt ei teagi, see on lihtsalt üks selline huvitav asula seal Barentsi mere ääres põhimõtteliselt, et sealt allavoolu 180 kilomeetrit jääb veel Barentsi merele, aga tõenäoliselt me sinna välja ei jõua. Või esialgne plaan oli sõita sinna siis niimoodi, et paneme Peterburi juurest Arhangelskisse, sealt paneme Mesenni ja siis hakkame juba otse läbi tundra sõitma sinna Narjan Marri poole. Seal teid ei ole, aga talvel on sinna sisse lükatud enamasti mingid simnikud, mis on sellised talveteed ja vahepeal saab sõita mööda jäätunud jõesid, aga probleem on see, et praegu sajab väljas paduvihma ja tegelikult väga külm ei ole, et võib olla, et need talveteid hetkel üldse ei ole ja jääd mööda ka sõita ei saa, et kuna me oleme kõigile lubanud, et me läheme teisele poole polaarjoont, siis me võib-olla kasutame seda varianti, et me keerame peale või õigemini sealt Arhangelski tee juurest üldse ära paremale ja lähme mööda natukene suuremaid teid Narjan Marri ja siis tagasi murrame ennast läbi selle tundra. Aga kuidas see tegelikult saama hakkab, see selgub juba töö käigus, et kui me näeme, et teid ei ole või tuleb infot, et teid ei ole, siis otsustame vastavalt. Kuidas ma sattusin siia? Sattusin ma eessõitva auto omanikuga rääkides ühel off-road võistlusel. Tekkis siuke plaan, et minna Venemaale sõitma. Sellel ajal mul ei olnud veel auto päris korda tehtud. Ma ütlesin, et mõtleme ja teeme ära. Ja nii ma siin olengi. Auto just päris valmis ei saanud? Ei, auto päris valmis ei saanud, et auto ei saagi kunagi valmis. Seda saab kogu aeg ehitada. Pidevalt saab midagi juurde teha, paremaks teha. Võib-olla järgmine trip on veel pikem. Tuleb veel rohkem võimalusi autodele juurde mõelda. Kastid, nurgakesed. Läbi kuradi mingi rist või asi vedeles siin tee peal paremal. Näe, seda kuradi kits on süles, ei ole, saab haaka hoopis.
et nüüd oleme siis Peterburist, vältisime seda Peterburi ja tipptundi, tulime mingi suure ringiga ja nüüd kodust tulid sõnumid, et Murmanskis mingi allveelaev põleb ja ei suuda nad kustutada, pidid seda uputama, aga kõik on tore, et öelda, et kui paugu paneb, siis pidi meil Mesenini valge maa olema, nii et me tõmbame uued rajad siis sinna. Nüüd lähen vaatame, kas saame õhtuks mingit soojarohtu. Väino, et aru saaks, mis toimub. Siis me tuleme, siit tulime ja nüüd paneme seda ringi mööda siia ja siis lähme siit edasi läbi Tihvini ja juh. Vot, siuke plaan. Ei tea, kaugele jõuame täna, juba tuleb lund ja läheb libedaks vaikselt. Aga vägev, et libedat me otsime tulimegi. Käisime soojarohtu otsimas neetu, tal vist pole kassaaparaati, vaata, siis ei tohi müüa või mingid seadused on siin ka, aga mõni kuulab ka isegi. Haruldane. Esimene ööbimine, siis katsume siin metsas ööbida. Et vaatame, mehed otsivad head kohta. Minul on kuradi autos, minul on ükskõik, kus poolt see tuul on. Aga mõte on just see, et saaks 2 autot kõrvuti, et siis on see katusalune meil tehtud, saab laua panna ja muidu sajab vesi ja asi kõik laua peale. Et aga äge, maa on külmunud, esimene soppauk, mõtlesin, et nüüd on perse, hakkame vintsima, aga sul saavad piibid otsa jälle, aga läks läbi ilusti, põhi on külmunud kõik. Algselt oli meil plaan, et lähme siia Arhangelski juurde, siit me oleks siis tõenäoliselt isegi load kätte saanud. Paneme Arhangelskist ülesse ja lähme siit niimoodi mööda tundrat, see Narjan Marri. Aga nüüd on nii palju sula olnud, et siin ei ole jääteed veel lahti ja tundra on sulanud, me ei saa läbi sealt. Aga siis minemata ei jää. Nüüd lähme niimoodi, et no siin ei ole kõiki kohti peal, aga lähme ühesõnaga siia, paneme sisemaale, sisemaal on külm ja on jääs see elu ja jääteed toimivad, et paneme sisemaale, paneme siia Ussinskisse välja ja siis siin, kus see triip on, siit üle on nüüd polaarjoon ja tundra hakkab juba kuskilt siit enne tegelikult pihta ja siis paneme siit, et siia ikkagi tahme ära minna. Tagasi äkki on külma teinud, siis proovime tulla siit ikkagi selle Narjan Marri kaudu ainult, siis on see jama, et meil ei ole neid piiritsooni lubasid, mille järgi me oleks pidanud nüüd Arhangelskisse minema. Ei kannata lihtsalt ajaliselt ja kilometraasid sükest ringi sõita, et siia ja siis siit minna ja siin on ikka kõvasti kilte vahel. Et äge, esimene öö siis metsas magatud ja kurat, kõik siit hakkama ja saab 3 autos magada küll, pole häda midagi ja plaanid siuksed, et on vaja leida katuseraamid kuskilt, siis meil sidega on probleemid, katsume siit Tihvinist läbi minna, need asjad lahendada ja muidugi uusaasta ööks on meil raketti vaja. Ilm on hea, hoiab sükest -+ kraadi 2 vahel, et aga sajab igast lund ja igast asju vaheldumisi, et... No nii, käes on 31. detsember, täna saab aasta läbi. Kell on 7:30 ja me asusime oma ööbimiskohast teele nüüd Tihvini suunas, et teha vajalikud sisseostud nii aastavahetuseks kui ka matkavarustuse koha pealt. Kummaline asi selle Venemaa teedega on see, et kui me tee pealt ära keerasime, siis olid autod või olid teed ääreni autosid täis ja kui me nüüd kell 7:30 uuesti sõitma hakkasime, siis olukord ei ole absoluutselt muutunud, et tundub, et neil ei ole kas siin üldse kodu või siis on see allveelaeva evakuatsioon juba täies hoos. Aga no vaatame, mis päev toob ja siiamaani on kõik läinud väga edukalt. Kutt küsib, et kas teil on ka nagu see, et uusaasta ja see, ma ütlesin, jah, loomulikult, et ütles meil ka, et täitsa pistets raisk, et kuni 11-ndani, et skolka moosna pitt, et nii nadajela, et praasniki, et kõrati, ma ütlesin, ei, meil on, et esmaspäev minnakse tööle ja nii kõik on. Teil on Arassoo, meil on nii pikad pühad, et peab nii palju jooma, et nii kõrini on juba. Täitsa nii murest, et vend on mures, et peab jooma, kurat. 11. kuupäevani lappu. Aga lähme nüüd Tihvinisse, kirjutas meile ilusti kirja ja võtam mingi takso sabas kinni ja juhatab meid poodi, et sealt saab kõik asjad, mis vaja. Kõige targem venna käes kohe. Side on maru kehva, et proovime igaks juhuks antenni vahetada, et äkki mõjub.
et ei tea. 1700 rutsi raisk, on päris kallis. Aga nüüd katsume siit Tiffinist enda need aastavahetused, paugud ja kõik värgid kätte saada, et ma ei teagi, mis me teeme, oleme metsas või lähme kuhugi Kastiinitsasse või vaatame, otsustame töö käigus. Sama. Siis on see raadio tuksis mul. Siis on midagi selle lällergi rõve. Me ostsime kohe oli see. Proovime siis poetädi raadiot. Vaatame, mis saab. Mina puhul kõrvalasti. Siis on viga milleski muus hoopis. Võtsin raadio siit küljest lahti ja kõik toigib. Aga las ta veel proovib oma autost sinuga rääkida. Siis on korras või? Ma kuulen teid jumala hästi, kõiki. Siis on väga hea ju. Okei. Tundub, et ei ole raadioprobleem. Ta on viga milleski muus hoopis. Vahetame kanalit ja lähme edasi. Kell on saanud 10 ja 25 minutit. Me oleme nüüd tänase hommikuga suutnud ära teha nii palju, et käisime linnas, ostsime ära endale kõik vajalikud söögid-joogid, mida meil aastavahetusel vaja võib minna. Ostsime ära ka raketid, et siis vajalikku pauku teha ja ühest täiesti suvalisest autopoest leidsime ka katuseraamid, et me saame nüüd panna tagavararatta ja asjad endale katusele ära, et siis me ei pea neid iga õhtu autost välja tõstma ja tagasi autosse. Ja nüüd jätkame sõitu, vaatame, kuhu maani me edasi jõuame. Tegelikult see praegune faas ongi selline, kus me anname pidevalt kuuma ja proovime siis mõne päevaga jõuda sinna, kus kohas see huvitavamaks läheb. Et praegu on selline hea rahulik, aga siin hakkab rohkem juba talvemoodi tulema ja lund on juba natukene rohkem väljas. Lähme edasi, juba aidatakse neid. Jaa, oleme edasi. Päev otsa oleme sõitnud ja nüüd jõudsime välja Totmo nimelise linna kõrvale, kuhu siis jääme ööbima ja leidsime kohe sobivasti sellise platsi ka, kuhu tegelikult on toodud lund. Ja tegelikult selleks, et lund saada, ei olegi vaja midagi teha, kui Eestist ainult 48 tundi sõita ja oledki sellises kohas, kus on lund rohkem kui vaja. Aga lisaks sellele, et me suutsime täna selle sõidukäigus ära osta endale kõik söögid-joogid tänaseks aastavahetuse peoks ja ka vajalikud raketid, siis tegelikult me saime ära parandada ka peegli, mis on selline täitsa huvitav lahendus, aga vähemasti töötab. Ise oleme rahul, tahapoole näitab ja teine väga hea asi on see, et me saime ühest tanklast ka vajalikud kaardid. Nii et meil on nüüd kogu see ülemine ala olemas. Me läheme nüüd ringiga küll siia Narjan-Marri ja siis hakkame arvatavasti siit tagasi murdma ja nende kaartide abil saame siis orienteeruda, mis on jälle väga suur pluss, et need meil olemas on, sest nagu ma ütlesin, Kepsu peal oli see puhas valge maa ja tegelikult ega see siuke autoatlas, kus ühtegi teed ei ole, ega sinna ei ole ka väga palju tähelepanu pööratud, siis et on lihtsalt tõmmatud natukene rohelist ja natukene valget. Aga kuna tegemist on aastavahetusõhtuga, siis pidu kindlasti on ka teie juures toimumas ja kindlasti ka meie juures toimumas ja arvestades seda, millal see sari võib eetrisse minna, siis võib-olla ei ole väga paslik teile head uut aastat soovida, aga meie olukorras soovime teile ikkagi head uut aastat ja nüüd oleme laagri püsti ja vaatame, mis sedasi saama hakkab. Mis meil õhtusöögis plaanis on? Grillvorst ja küüslaugupekk ja natukeseks kurki ka. Okei, ma võin rosina leiba ka pakkuda. Kuidas siiamaani läinud on? Hästi on läinud. Polegi nagu mingit probleemi peale selle, et nagu igal reisil on vist tavaks saanud, et sidega on probleemid. Et side on nagu vahelduv vool, et on ja ei ole. Vahel on, vahel ei ole. Ja, aga me saame hakkama selles mõttes, et kui side ära kaob, siis me paneme morsega. Venemaale, kui tulete, siis võtke 24 võtmed kaasa, saate tõenäoliselt müüa neid, sellepärast et me käisime vist 10 kohas, kus müüaks igast värki neid 124 võtit otsimas ja kõiki võtmid on, võtame millist tahad ja kui palju tahad, ainult mitte 24 lehtvõtit. See on tehka Venemaad, see on raudselt kindel kohe. Vähemalt Arhangelski oblastis. Eile me sõitsime 524 kilomeetrit. Ja täna tuli? Täna meil tuli täpselt nii palju kui 751 kilti ja kokku oleme kodust sõitnud siis 1275 kilti 2 päevaga, kus juures eilne päev oli ju puhta lühike.
ja aga praegu on teed on head, me saame edasi, eks ju, aga nüüd, kui läheb see asi, hakkab varsti, kui enne ei lähe ära, siis 1000 kildi pärast läheb kindlasti põnevaks. Et siis... Seda kindlasti. Seda ma otsime, tulime, kahju vaata, me elame niisuguse hea koha peal, et seal, kus meie jaoks põnev on, see on 1000 kiltide kaugusel. Ei, noh, eks pisik on ammu sees juba. Kas ma olen tal kogu aeg pardal uksed pannud, autosid remontit tal kogu aeg. Perearst. Perearst autodel. Nüüd ta tiris ma kaasa. Väike grill Venemaal. Lume on käes. Suur unistus, mis eelmine aasta ei tegemata, sai Kobi kõrbes ära käidud ja liivalhuidjate peal autoküppeid tehtud. Ja kõik reisid on korda läinud ja väga äge. Kõik, mis ette oleme võtnud, need asjad on töötanud ja on tehtud saanud. Et selles mõttes 5+. Ja nüüd jälle ikka vähe ja jälle olen ma Venemaal ja jälle minemas, kurat teab kuhu. Tean, mis ma tahan. Kui me nüüd sinna Ariane Marri ilusti kohale saame, siis mul on nagu siuke unistus, et võtame kätte, katsume mingi Samani juures ära käia. Võtaks mingid uut autoveeri? Jaa, ma teadsin seda juba. Sulle lüüakse nii nagu kobusel, laetakse raudkuumat, sulle uus täto kuhugi tagaotsa peale ja lähed koju ja nii kaua on meeles, et sulle tehti nii kaua, kui sa autos istuma pead seal tagaotsa peal. Et kurat, seda võiks küll proovida seal Samani juures kuskil ära käia. See oleks päris kihvt. Ja kohe tuleb paugud järgi. Kohe läheme järgmine. Aga tuleb sama. Ja saabus selle piirkonna uus aasta. Head uut aastat. Teate, mis nüüd on? Nüüd lähe korjame need laibad. Nii, tere hommikust. Käes on 2. jaanuar 2012. aasta. 1. jaanuar jäi põhimõtteliselt sellepärast vahele, et mitte me kuskil vedelenud oleks, aga me tegime lihtsalt kõva sõidupäeva ja sõitsime maha 923 kilomeetrit ja oleme omadega jõudnud nüüd Komimaale. Kütus on ka 28-50. Jah, aga oota, ärme veel võta igaks üks, vaatame veel näits. Ma lähen kohe uurima servist ja värki. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kõik on kinni kuni 3. keegi ei taha eriti midagi teha, kõik on täis olesel. Aga nii palju oleks hästi, et lähme mehe juurde garaaži. Sealt pidime leidma suure võtme, suure toru ja saame mingid asjad ära teha. Ja siis hakkame edasi vaatama, kuidas me oma ülejäänud asjadega saame, mis meil vaja veel teha on. Et tulime siia linna, tahtsime servist saada, tahtsime pesulat saada ja uut raadiojaama, sest minu uus raadiojaam tõenäoliselt pani saba, et töötab siis, kui ta ise tahab. Ja siis tahtsime jope osta, püüdsime bensojaamas mingid venelased kinni, ka mingi villisega sõitsid, et saame nende käest head infi, aga info oligi see, et kuni 3. on kindlasti vsjo od vinta, öeldi meile, ma ei tea, mis tähendab täpselt, aga aiman. Ja öeldi, et jope te saate, raadiojaama toome ka teile. Tõid oma jope, raha ei tahtnud midagi, surusid käppa, ütlesid, et tehke reklaam, et nende kirjad peal ja nii ongi. Tule Venemaale elama, antakse sulle niisama asjad selga, ainult küsi. Et väga mõnus ja sõbralikud. Aga poed ja autopesulad ja öeldi, et nalja teete. Ühesõnaga nii, et Venemaa on välja surnud, 3. kindlasti. Mõned ka 11. Kes kuidas. Aga nüüd väike stimming ja katsume õige suuna linnast välja leida ja lähme siis Simnikute peale, talveteid avastama. Вот сейчас в эту дорогу отсюда до Печоры знаете, нет? До Печоры? Ну да, до Печоры нормальная дорога. Нормально? Ну, зимой, чушь не нормально. Летом надо ехать, было впечатление побольше. Ну, давайте. Если что, можете даже телефон записать, кстати. Возьмем ваш телефон на всякий случай. Будете назад возвращаться, мало ли. Korralikku jaama ei õnnestunud osta, ostsime siuksed asjad endale, et tegelikult vähe odavam ka. Et kurat, side peab olema, pärast seal tundras on vähe jamad, et kui niuke tuisk on, et ei näe ka, kui tagumine auto ära kaob, paned edasi ja ükskord sidet enam ei ole, ongi kööga. Ma räägin suurest tuisust, tegelikult ei tea, kas me seda tuisku näemegi, aga kohe lähen vaatame. Ja Venemaal ei ole äge, poes on neid antiradareid vabalt müüa, mine osta endale ämbri täis, kui tahad, kurat. Kõik ainult maksa raha ja pane kruti peale, kurat.
Meil ei tohi nende poole vaadata ka sealt trahvi. Et keerame otsa ümber, lähme sealt Ismaa kaudu, et kuradi sealt on see aasta käidud. Ja vend näitab, et näita kaarti, mis sa sellest kaartist mulle siia vead, ma sõidan iga päev seda, kõid ära oma kaart, kui nuusna, et lähme tagasi ja proovime sealt kaudu, et ei, see on mõistlik minna kindlat teed. Ja seal on suur trass, enne kui sinna Ismaa peale nagu ära keerata, siis seal risti peal peaks küsima, veel uurima, et kas nüüd minna Petšorasse või Ismaasse, meil on nagu üks kahest, kuhu me lähme. Sealt saab veel nagu jagada seda asja. No jaa, kui tema ütleb, et me läbi Ismaa saame ja läbi Petšora ta ütles jah, et need Jan Martse, et need käivad selles Ismaasid. No siis tulebki seda peale minna, järelikult seal on nagu normaalsed need teed. Davai, lähen vaatama.